ma loeksin Georg Mantseliuse luuletuse, mis on kirjutatud aastal 1633, kui Tartu Ülikool oli 1 aasta vana ja Georg Mantselius oli 40 aastat vana. Georg Mantselius on suur autoriteet lätlastele, ta rajas läti kirjakeele, aga Tartus ta jõudis olla usuteaduskonna professor 6 aastat ja ühtlasi palju luuletada. Ja see on nüüd pühendatud Nikolaus Prütsile, see luuletus, kellest sai hiljem Rootsis pastor, aga kes kirjutas Tartus, disputeeris filosoofia teaduskonnas maast, see oli loodusteaduslik. Ja see luuletus on Adoneostes. See tähendab, see on meie mõistes nagu Daktül ja Trocheus, aga tegelikult see on heksameetri lõpp, nii et see luuletus on justkui rida heksameetri lõppe. Ja ladina keeles kõlaks see niimoodi. Adonicum, pealkiri, kõigepealt pühendus. Ornatissimo et doctissimo domino respondenti de terra communi matre disserenti. Est homo terra, nil nisi massa, fabrica massa, cur igit tursic, pectora turgent, dic homo fastu, discita terram, quam pede pulsas, esse parentem unde creatus, quaec verecondet post obitumte, dissito tandem. Contrahi tergo turgida velet, est modestus. Est homo terra, nil nisi massa, fabrica massa. Hinc Nicolae, conamina laudo, et studiumte, matre benigna. Disseris unde ex animoti, gratular opryts. Currente calamo sub meditationibus sacris, die 11 aprillis anno calamitatum pleno, millesimo sessentesimo tricesimo tertio libenter scribebat Georgius Mantselius, sacrosancta theologia licenziatus, professor ordinarius ad divam beati Johanni, pastor primarius, et districtus Torpatensis prepositus. Selle eestikeelne paralleeltekst või rööptekst või proosa tõlge on pärit Kristi Viidingult, kes on koostanud selle erakordselt haruldase raamatu Tartu 17. sajandi juhuluulest. Ja see võiks kõlada nõnda. Luuletus Adoneustes ülikaunistatud ja ülimalt õpetatud respondendi isandale, kes disputeeris ühisest emakesest maast. Inimene on savi. Inimene ei ole miskit muud kui savikamakas, voolitud savikamakas. Miks siis nõnda süda paisub, ütle inimene ülbusest? Võta õppust, et maa, mida jalge all tallad, on ema, kellest oled loodud. Ja see sama, kes sind pärast surma varjule võtab, võta lõpuks õppust. Nõnda paki kokku paisunud purjed ja ole tagasihoidlik. Inimene on savi. Inimene ei ole miskit muud kui savikamakas, voolitud savikamakas. Seetõttu, Nikolaus, ülistan su ettevõetud stuudiumit. Sa väitled emakesest maast. Seetõttu õnnitlen sind südamest, o Prüts. Kiirustava sulega, keset pühasid mõtisklusi, kirjutanud 11. aprillil hädade rohkel 1633. aastal heasoovlikult Georg Mantselius, ülipüha teoloogia litsentsiaat, korraline professor, Jaani kiriku esimene pastor ja Tartu ringkonna praost.